Loen seda otsuse eelnõu seletuskirja ja siin on alguses kohe öeldud, et eesmärgiks on koondada ISISe vastased sõjalised tegevused Iraagis ja Süürias. Nüüd, kui ma vaatan seletuskirja lõpus olevat selgitust selle kohta, milline on siis õiguslik alus, siis seal on räägitud üksnes Iraagist. Kas te saaksite meile palun selgitada ka seda, et milline on siis nende sõjaliste operatsioonide läbiviimise õiguslik alus Süüria territooriumil? Sest et rahvusvahelise õiguse kohaselt on tegemist ikkagi iseseisva riigiga ning meie oma kaitseväge operatsioone või ei saa ju teostada teise iseseisva riigi territooriumil, kui selleks puudub nõusolek. Samuti ei saa me osaleda operatsioonides, kus sellised asjad toime pannakse. Aga millegipärast seletuskirjas selle õigusliku aluse kohta Süürias tegutsemiseks pole siin kirjutatud mitte midagi. Aitäh! Aitäh, sellepärast Eesti ei kavatsegi Süürias osaleda, et meie selle Operation Inherent Resolve, kui ta omal ajal alustati, siis seal olid kirjas nii Iraak kui Süüria. Aga Eesti panus jääb ainult Iraagi territooriumil. Eesti panus ja Eesti baas on Kurdistani territooriumil Erbilis. Aitäh! Ja nüüd sisuline küsimus siis seisneb selles, et ma jätkan oma eelnevat küsimust. Ma küsisin, et milline on siis selle operatsiooni elluviimise õiguslik alus Süüria territooriumil. Teie ütlesite, et Eesti väeüksus tegutseb üksnes Iraagi territooriumil ja selle tõttu jätsite mu küsimusele siis nagu sisuliselt vastamata. Aga ma küsiksin ikkagi nüüd uuesti, et kui me vaatame kogu seda operatsiooni tervikuna, ja selle kohta on ju kirjutatud eelnõus täiesti selgelt, et jutt käib operatsioonist nii Iraagis kui Süürias ja Eesti osaleb selles operatsioonis kui tervikus, siis palun selgitage, milline on selle operatsiooni elluviimise õiguslik alus Süüria territooriumil. Kas Eesti vägede või kellegi teise poolt, kes osaleb selles samas operatsioonis? Aitäh! Aitäh! See operatsioon on õigusliku alusena toodud nii riigikaitseseaduse paragrahvis 30 punktis 2 ja see tõukub siis ÜRO põhikirja 6. ja 7. peatükis sätestatust. Aitäh! Ma mõtlesin küsida natuke nagu tausta puudutava küsimuse, aga see kindlasti puudutab ka seda konkreetset eelnõud. Nimelt siin koroona ajal puutusin kokku ühe kaitseväelasega, kes osales missioonil Afganistanis, sai seal päris raskelt vigastada ja kelle kaitsevägi nüüd viskas üle parda lihtsalt sel põhjusel, et ta ei olnud nõus laskma endale siis süstida neid aineid, mida nii-öelda koroonavaktsiinideks nimetatult nõuti. Milline on praegu nendele missioonidele saadetavate kaitseväelaste staatus? Kas nemad võivad nagu loota selle peale, et Eesti Vabariik nendega tulevikus sellisel viisil ei käitu? Näiteks kas selle missiooni käigus või mõne järgmise missiooni käigus, mida me siin nagu täna veel arutame, saadakse raskelt vigastada ja ollakse suuteline siiski kaitseväes veel mingit teenistuskohustusi täitma. Kas inimesed võivad loota sellele loosungile, et iga okas loeb ja kedagi ei jäeta maha, või ongi see uus lähenemine selline, et tegelikult eks siis igaüks peab ise vaatama, kuidas hakkama saab? Aitäh! Kindlasti Eesti riik oma kangelasi ei unusta ja loomulikult need hüvitised, mis on seaduses toodud, makstakse kõikidele inimestele välja. Kui peaks olema selleks vajadus, ma väga loodan, et ei ole. Aga loomulikult lisaks on täpsemalt võimalik veteranipoliitikast lugeda Kaitseväe kodulehelt. Seal on eraldi veteraniblokk ja seal on ka päris kenasti asjad lahti seletatud. Aitäh! Jätkuks oma eelnevale küsimusele ma küsin siiski, et kas teie hinnangul, te olete rääkinud siin kangelastest ja sellest, et Eesti Vabariik ei unusta oma kangelasi, kes on välismissioonidel vigastada saanud ja nii edasi. Kas see kaitseväelane, kes sai Afganistanis raskelt vigastada, olles missioonil, ja kelle kaitsevägi heitis kõrvale, ütleme siis nii, vabastas teenistusest lihtsalt sellepärast, et ta ei olnud nõus laskma endale neid koroonavaktsiine süstida. Kas teie käsitluse kohaselt on tema näol ka tegemist kangelasega ja kas teie arvates Eesti Vabariik on niimoodi käitudes kohelnud teda kui kangelast? Aitäh! Aitäh! Teadmata täpseid asjaolusid teie poolt mainitud juhtumis julgen ma siiski väita, et ka see inimene, kui tõesti ta on tänaseks kaitseväest lahkunud missioonil olles, ta tegi oma tööd südamega ja sai aru väga täpselt, miks ta on missioonil ja ta sai aru sellest, et missioonil olles kaitstakse Eesti vabadust Eestist kaugemal. Aitäh! Ma mõtlesin teie käest küsida seda, et teatavasti Ameerika Ühendriikide ja koos Ameerika Ühendriikidega Eesti kohalolek Afganistanis ei ole kandnud kaugeltki sellist vilja, nagu avalikkusele väideti ja nagu loodeti. Et teatavasti on sealt välja tõmbutud ja sisuliselt kõik see loodetud kasu
on jäänud ju sisuliselt saabumata. Millele toetudes te omate lootust, et Iraagi puhul võiks minna asi kuidagi teistmoodi, et panustatakse, aga et asi ei lõppe samamoodi, et sisuliselt langeb kõik tagasi, langeb kõik kokku ja tulu pole midagi? Aitäh, küsisin üsna sarnase küsimuse sisu mõttes ka nii NMI missiooni pealikult kui Iraagi võimudega kohtudes. Et mis see teie perspektiiv on, mis te soovite, et kaua liitlased seal on ja kas on sellest tolku olnud, et liitlased seal on? Ja vastuseks kõikide Iraagi juhtkonna esindajate poolt, nii president, peaminister kui kaitseminister, kõikide poolt oli üks ja väga konkreetne sõnum. NMI missioonist on olnud väga suur abi. NMI missioonist on olnud väga suur abi ja nad soovivad kindlasti selle missiooni jätkamist, aga nad toetavad ka seda, et üha enam antakse see kontroll üle tsiviilvastutusele, ehk siis eelkõige hakatakse üha rohkem välja koolitama ka politseijõudusid, et saaks selle missiooni ühel päeval lõpetada. Kas selle missiooni pikkuseks on veel 2, 5 või 10 aastat, seda ei oska keegi täna ennustada, aga Iraagi võimud igal juhul on valmis selleks, et kui nad on valmis ühel hetkel üle võtma, siis ei ole kindlasti ka liitlastel probleemi sealt ühel päeval välja tulla. Minister, mõtlesin küsida teie käest nüüd seda, et kas teie hinnangul ei oleks kohane, et enne kui me Riigikoguna otsustame erinevate missioonide pikendamise üle Iraagis, toimuks meil ka selline sisuline poliitiline arutelu selle suhtes ja sellega seonduvalt, mida arvata siis ikkagi 2003. aasta Iraagi agressiooni õiguspärasusest ja üleüldse nendest asjadest, mis selle konflikti käigus siis said toime pandud Ameerika Ühendriikide vägede poolt ja osaluse kaudu ka Eesti Vabariigi armee poolt, et kaitsejõudude esindajate poolt. Et teatavasti seal pandi ikkagi ju toime suur hulk inimsusevastaseid kuritegusid, sõjakuritegusid. Ja kui me räägime siin sellest, kas me peaksime nüüd pikendama oma armee kohalolekut seal, siis seda on kuidagi imelik teha selles tingimustes, kus nendele eelnevatele asjadele ei ole tegelikult sisulist õiguslikku hinnangut meie enda poliitilises diskussioonis antud. Oleks see mõistlik teie hinnangul? Aitäh. Aitäh. Valitsuse esindajana ma kindlasti parlamendi töösse sellisel kujul kuidagi sekkuda ei taha, et kui parlament otsustab teha nendes vormides, mis parlamendile on antud, kas parlamentaarseid kuulamisi komisjonis või OTRK raames või muul viisil, siis see on iga fraktsiooni või komisjoni õigus ja pädevus. Nii et kui mõni komisjonides soovib tulla suurde saali või soovib seda komisjonis arutada, siis selleks on Riigikogu kodu- ja töökorras täitsa võimalused olemas. Aitäh.